Kas on olemas hoopis toiduaineid või jooke, mis võiksid leevendada või ennetada peavalude teket? Selliseid uuringuid on tegelikult teadusajakirjanduses hästi palju ja isegi siin rääkida Eesti tingimustes üks hea kolleeg, professor Toomas Toomsoo, kes samuti tegeleb peavalu valdkonnaga, on publitseerinud ühe raamatu, mis käsitlebki toitumise aspekte peavalude puhul, keskendudes eeskätt migreenile. Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, tõepoolest on leitud, et mõningad toidukomponendid võivad mõjuda meie ajus olevale valuvastasele süsteemile positiivselt ehk tugevdada seda ja me räägime siin mõningatest sellistest looduslikest ainetest, näiteks ingveril on näidatud ennetav toime migreeni ja sagedastele peavaludele. Kui me vaatame toidulisandeid, mida me saame apteekidest osta, siis on uuringud, mis on leidnud seos B-grupi vitamiinide ja peavalude vahel. Koensüüm Q10 kohta on andmeid, üksikud uuringud on leidnud seos D-vitamiini puudusel ja peavalude sagenemisel, kuigi D-vitamiin teadaolevalt on väga paljude haigustega on seostatav, võib-olla see ei ole alati päris tõene, aga vähemalt sellised andmed on olemas. Ja tegelikult seda nimekirja võib veel jätkata. Kõige täpsemat informatsiooni saab inimene siis, kui ta konsulteerib sellise spetsialisti nagu dietoloog. Ja tõesti maailma suurimates peavalukeskustes on lisaks arstile, peavaluõele, psühholoogile, füsioterapeudile on lisaks sageli ka dieedispetsialist, kes nõustab inimest ekstra veel, et mida süüa ja mida vältida. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!